Tere, hea kuulaja, vaataja, tere, Ivar. Tere, tere! Kätte on jõudnud siis 2025. aasta viimane episood, rõõmsalt üks päev enne jõululaupäeva. Ja siis mõte oli selline, et täna siis võib-olla teha väike selline karussell. Ja täpselt nii, nagu ta välja siis tuleb, on ju, sellest aastast, nendest võib-olla taipamistest, võib-olla vaatlemistest, millest iganes see sinu või minu jaoks siis tuli ja ma usun, et see kindlasti loob ka väärtust meie kuulajale, kes saab võib-olla kaasas käia ja mingeid kohti ka endas ära tunda. Palju me see aasta üldse salvestanud oleme, sa tead? Jah, ma lugesin üle 29 episoodi. See on 29. episood see aasta. See on 30. 30. võtta küljest me saame sellise numbriga kokku võtta, et 30 episoodi sel aastal ja siis 5. hooaeg on meil siis käimas. Ja meil on see aasta olnud päris mitu külalist. Nüüd kuidagi viimasel ajal sügishooajal on nagu eriti tihedaks läinud külalistega, et Anu käis meil värskelt, Anu Tähemaa just eelmises osas, et 162. osas ja see oli vist 160. osas vist või oli see varem, kui Imbi Paju käis meil, kirjanik Imbi Paju käis meil külas ja kas meil on veel külalisi olnud see aasta? Me ise iga kord täitsa uuena ju. Jah, just. Me oleme ka iga kord tulnud üksteisele külla siin. Jaa, aga mis sinu jaoks on selle aasta selline märksõna, kui me mõtleme oma podcasti ja oma podcasti pealkirja peale juhtimiseta? No, ma alustaks võib-olla sellest, et see juhtimised on olnud üldse üks minu selle aasta teema. Ma arvan, et võib-olla see mõni aastat võib-olla pakun, et see mõni aastat seda tööd teadlikult, mida me oleme teinud, on mind ennast järjest rohkem tulnud vaatlema seda. Ja vahel on ka sellel teemal nagu natuke olnud siis arutelusid, et igaüks ju saab sellest täiesti erinevalt aru ja võib-olla ma suudan selle täna ära nagu siis sõnastada, et juhtimiseta ei tähenda loobumist juhtimisest. Et võib-olla sageli seda arvatakse, et näin enam üldse ei juhi, on ju. Küll aga ta tähendab siis sellist teadlikkust ja see tähendab seda, et ma teadlikult valin, et mis siis juhib või kes mida juhib, et kas see on roll, mis juhib või mina juhin rolli, kas see on kaitse, mis juhib või mina juhin seda kaitset või kas see on ühendus, mis juhib või siis mina juhin seda ühendust. Et võib-olla see selline kõige esimene nagu soendus sellesse teemasse oleks selline. Ma arvan, et ma vist ka sellel aastal esimest korda kuidagi sõnastasin väga selgelt ära, et mida see meie podcasti pealkiri tähendab. Kuidagi see jõudis mulle niimoodi kuidagi raku tasemele kohale, et mida tähendab juhtimiseta. Midagi sarnast, et see ei ole teiste poolt juhitud või teiste ootuste järgi enda painutamine, vaid see on iseenda elu juhtimine selliselt, et ma ka ise mitte ei kontrolli seda oma elu, et ma lasen sellel elul juhtuda läbi minu enda ja tehes siis neid valikuid, mis mulle tundub piisavalt hea olevat enda heaolu nimel. Ja teistpidi sa tõid selle juhtimisest loobumise, et see aasta mulle tundub nüüd 2025 lõpus on kätte jõudnud see, mida me rääkisime, ma arvan, 4-5 aastat tagasi ja mida ma oma raamatus kirjutasin 3 aastat tagasi. Et juhtimine on ajutine ja ta on lõpule määratud. Ja iga juht peaks toimetama selliselt, et teda enam ei oleks vaja. Ja 2025 mulle tundub see paljudes suurtes organisatsioonides kätte jõudnud. Me teame, mis on meediast läbi käinud, kõiki ma ei saa täna ka öelda, sest osade klientidega ma töötan ja see ei ole veel nagu teadvustatud. On ju, kes ma tean, et nad hakkavad oma juhtimistasandeid vähendama. Aga meil on teada siin ettevõtluse arendamise sihtasutus, meil on Töötukassa meediast läbi käinud, on ju, kus vähendatakse juhtimisastmeid oluliselt. Ja kus juhte saadetakse koju, sest et neid ei ole enam vaja. Ja see on täpselt see, mida me oleme ka rääkinud või mida ma olen kirjutanud, et juhid on ka ajutiselt sellepärast, et neid ei oleks enam ühel hetkel vaja, et inimesed ei vajaks juhtimist, vaid nad suudaksid ise endaga toime tulla. Ja ma olen märganud seda nüüd toimumas 2025. Ja ka minu tegelikult kogemused siis koolituse maastikul partneritega on ka sama, et näha on, et see selline soov on ikkagi sellise iseseisvuse poole, et ise juhtivad inimesed, on ju, mis on tore,
see on suur töö ära teha muidugi ärimaastikul, aga ma arvan, et see tasub ennast ära. Ja nagu sa ütlesidki, et juhti pole vaja, see on hästi nagu, kuidas ma ütlen siis, triki teema. Et see vaja on selline huvitav koht, kus inimesed sind vajavad või kus sa midagi vajad, see tuleb kohast, et midagi ei ole. Ehk et kui see juht on justkui selline asendus ja teeb ennast siis nagu asendamatuks, nimetame nii, on ju, ja teda on justkui kogu aeg vaja, siis need dünaamikad jah, ei aita teatud küpsemate meeskondadega edasi minna. Sest et küpsed meeskonnad on keerukam juhtida, oled sa nõus, ütleme üldse nagu nii-öelda luua siit mingisugust asja ja nad kipuvad ikkagi hääbuma, kui see nii-öelda siis kontrolliv ja sihuke sunnitud struktuurne juhtimine seal väga siis domineeriv on. Jah, ma olen nõus, et küpseid meeskondi on keerulisel juhtida, küpseid ja nagu endast teadlikuid inimesi ongi keeruline kontrollida ja juhtida. Ja eriti, kui me peame juhtimise all silmas seda sellist klassikalist nagu vanakooli juhtimist, mis on selline korraldamine, manageerimine, tööprotsesside juhtimine ja need on see manageerimise aspekt, mida täna AI saab ära teha sinu eest. Ja see, mis järgi jääb see puhas nagu inimeste vahelise kontakti loomine. Aga seda juhtimist, kuna me ei oska seda täna väärtustada või me arvame, et see on niisugune uhuu-pehmus on ju, et meil on ikkagi äri vaja siin teha. Et siis meil sellist tüüpi juhte ei olegi vaja, sest seda suudavad inimesed ise väga ära teha, sest inimesed käivad ja tegelevad endaga aina rohkem ja igas organisatsioonis on pigem rohkem neid inimesi, kes on endaga, ma ei tea, käinud teraapias, coachingus, mentorluses, kus iganes, mingites rännakutes, mingisugustes tseremooniates. Ehk et inimesed on tegelenud endaga, enda sissevaatamisega, erinevate meetoditega. Ja nad on oluliselt rohkem kui teadlikumad sellest, kes nad on. Ja neid ei ole võimalik juhtida, eriti selliste vanakooli juhtimiskäekirjadega, kus selle koht on tegelikult masinatel ehk et AI-l. Ja siis jääbki neid juhte üle, kes selliselt tahavad minna ja selliseid organisatsioone ka ühel hetkel nendel ei ole enam vajadust, kui me ei näe selle organisatsiooni sees inimest kui väärtust. Inimeste vahelist kontakti kui väärtust. See on jumal tänatud, et ma just kuulasin eile siis ajutervisest ja üldse ajutööst ja saingi aru sellest, et tegelikult väga pikalt on ühiskond toimunud sellised vasakult ajupoolkeral, et see selline analüüsimine ja ennustamine ja võib-olla ka siis oma haavadest ja draamadest nii-öelda siis kaitses olemine. Aga nagu sa ütlesidki, et tegelikult AI teeb täna palju ära juba just selle poole pealt, asendades nii-öelda võib-olla seda meie koormust sellelt vasakult ajupoolkeralt, siis me saame võib-olla rohkem tulla sellesse ühenduvusse, siis entusiasmi, võib-olla siis kirge, võib-olla siis sellisesse, kuidas ma ütlen, siis ellu nagu tagasi on. Sest et me saame aru, et kogu see selline ego pool ja kõik ju, kus see asub, on ikkagi meie, just seda oli nii huvitav vaadata ja tunnetada ja näha nagu aju pealt, et ta asub tõesti siin nagu vasakus pooles, mis tegelikult omab seda identiteeti, et paremal poolel ajust pole üldse soe või kõlma sellest mingist identiteedist, ja see on see kõik olemine, üks olemine, et väga vinge ja tervendav oli kuulata seda ja see kohe elu, sa tundsid kohe elu, kui kirglikult see inimene seda rääkis, ma sain aru, ettevõtluses on sageli puudu sellest samast kirest, et sa oled nagu nii obsessed mingist teemast, et sa nagu põhimõtteliselt kaasad suure hulga inimesi, sellepärast et sa oled ise nagu nii positiivselt ja rõõmsalt sellest asjast nagu nii-öelda kaasatud. Seda võib-olla on vähe olnud ja tahaks kuidagi seda sellesse uude aastasse soovida rohkem. Kus sa seda kuulasid või kus sa käisid, mis sa... Ma vaatan seda CEO, mulle meeldivad tema külalised, sealt oli üks siis neuroteadlane, kes siis oli saanud ise selle, kuidas ma ütlen, siis veresoono lõhkamise ajus ja tal mingi aeg siis vasak ajupool ka üldse ei töötanud ja siis ta rääkis sellest kogemusest ja kui ta oli seda palju õppinud, siis ta ütleski, et see on põnev ja mis oli hästi huvitav oli see, et kuna ta vasaku ajupoolkera siis identiteet, tema nimetas seda karakter, oli Harvardi ülikooli professoriks siis Türgimas ja
ja seda enam võimalik ei olnud, ütles, et aga kui see siis elus ära kaob, näiteks see juhi positsioon või whatever, et kes sa siis oled või mis sa siis oled, on ju, ja see oli nagu ka väga kuidagi tervendav vaade, et kui seda identiteeti enam ei eksisteeri, mis siis nagu edasi saab, vaata, on ju. Soovitan soojalt kuulata. Diary of CEO. Ma jäin kuidagi selle Diary of CEO podcasti peale mõtlema, kusjuures see sama mees, kelle nimi ma praegu Steve Bartlett, et Steve tuleb järgmine aasta Nordic Business Forumile esinema, et Oprah on järgmine aasta Nordic Business Forumil ja Steve Bartlett ka, nii et väga meie lähedale. Ja üks päev tema seda podcasti kuulates, see on vist ma arvan ainukene podcast, mida ma aeg-ajalt kuulan, et praegu teen rohkem podcasti kui kuulan, aga ma jäin nagu mõtlema, et kas, kui mõni eestlane sellest räägib, siis me ei võta teda nagu tõsiselt. Et kui eestlane hakkab mingeid selliseid aspekte sisse tooma, siis tundub, kuule, see on täitsa jutt, on ju. Aga siis, kui ma panen mingi välismaa podcasti nagu tööle ja siis sellest seal räägitakse, siis see tundub täitsa adekvaatne jutt. Kas on see võib-olla minu mingisugune kitsas maailmavaade, aga muidugi üks päev teda nagu vaadates mõtlesin, et kui Eestis räägiks keegi seda juttu, siis või see viis, kuidas tema käsitleb asju, et siis mulle tundub, et see ei lendaks väga kõrgelt. Aga Eestis samas see podcast on väga populaarne. Vot, ma ei oska nagu seda öelda, aga küll, aga ma tulen sulle kaasa, olen ka mina kogenud seda, et kui räägime välismaa, siis võib-olla koolitajast või kellestki sellisest, siis on kuidagi tõsisemalt võetavamad kui võib-olla meie enda Eesti tegijad. Ma ei oska öelda ja ma ka selle vaatevinkliga kuidagi natukene enda sees töötan ja nihutan oma siis mõtlemist, et võib-olla see on puhtalt ka minu enda vaatevinkel olnud, et ka ma ise kuulan rohkem välismaist võib-olla kui Eesti autoreid, mis iganes põhjusel, aga see on hea koht ja seda tasuks endas võib-olla natuke kaaluda ja vaadata, et huvitav, miks see usaldus sealtpoolt on suurem ja võib-olla see on kunagi see, mis meisse on ka süstitud, et me oleme siin väikses Eestis Nõukogude Liit ja me ei tea suurest maailmast väga palju midagi, me oleme nagu eraldi hoidnud, kuigi me võiks täna juba vaadata tõendeid selle kohta, kui palju me oleme arenenud ja kasvanud, et meie ikkagi spetsialistid võiksid täna olla ikkagi juba ka maailmategijad. Et võib-olla see on enda mõtlemise nihutamise koht lihtsalt. Miks mul see kogemus on? Meenub selle aasta mõni episood tagasi Imbipajuga räägitu, et esimese Eesti ajal meil ei olnud nagu muret, et me pidasime ennast väikseks, aga nüüd me peame ennast nagu väikseks, et võib-olla kuidagi sellega seoses mul hiljem, kui tuli selle Steve Bartletti nagu kuulates, et kuidagi me nagu välismaist tegijat nagu austame rohkem kui kohalikku tegijat. No et üks on see eestlaste tõsiseltvõetavus versus välismaalaste tõsiseltvõetavus. Mis trende sa veel oled märganud juhtimise kontekstis sellel aastal, et nüüd on kuidagi hakanud realiseeruma midagi või muutuma? See, mida ma olen nagu näinud, on mul väga põnevalt, ma olen olnud, kuidas ma ütlen, üllatunud oma viimases kohtumises, kus kohas koolitussoov ei tulnud sealt, et asjad on valesti katki ja see pani mind tugevalt mõtlema, et ettevõte soovis kasvu saavutada ja nägid, et on kohti, kus nad saaksid kasvada ja otsisid pigem nagu, kuidas ma ütlen siis, teekonnale inimest, kes saaks toetada selles kohas. Ja mul oli vau. See oli nagu lõpuks minu nagu unistus on täitunud teema, vaata, et ma olen väsinud reaalselt nagu sellest, et on hädad, midagi on valesti, midagi ei ole, et see lihtsalt mind vaimselt hävitab, võin ausalt öelda, ja need koolitused sageli pigem nagu võtavad, kui annavad, et see on minu aus vastus tänaselt koolitajana olles, et ma pean ennast ka hoidma. Ja seda ma nagu märkasin ja pärast seda teadvustamist hakkasin ma veel märkama selliseid ettevõtteid, nii et võib-olla on see minu enda kasvukoht olnud hoopis. Mõista, mida ma päriselt tahan. Mul on endal nüüd sama asi olnud, et kuidagi nüüd eriti siin nagu teisel poolaastal on tulnud sellist tüüpi kliendid, kes ei pelga sõnu nagu holistiline või universum või sagedus või selliseid sõnu ja julgelt
nagu julgevad tegeleda ka enda sees ja kes ei karda ka minevikku või kes ütlevad, kõik on ainult positiivne psühholoogia, see on ainult kõige parem. Ja kõik see, kes julgevad vaadata asjadele otsa ka täpselt sellisena, nagu nad on ja seda, et minevikus olid mingid sellised haavad ja me korra tunneme emotsiooni sellega seoses, on ju, ja me nüüd valime mingi teise teekonna ehk kes on nagu julgelt ja neutraalselt vaatavad ka mineviku lugusid ja teevad uusi valikuid. Ma arvan, et see on ka muidugi selline küpsemine, et kui me ise siin ka kuidagi küpseme ja anname välja mingisugust teist vaibi või esoteeriliselt öeldes sagedust, et siis meie ümber hakkavad ka tulema need, kes sellega samal lainepikkusel on. Absoluutselt, ja mul on tegelikult olnud selle, nüüd mis mina siis koolitaja ja coach'i teed kõnnin 3 aastat ja sellel teel on olnud nii palju soove seda ametit maha panna, sest ma olen kogu aeg tundnud, et ma ise tulin natuke teisest keskkonnast, kus me ka ei olnud kuskil hädades või probleemidest kinni. Kogu oli muidugi see, et kõik on super tänulikkust palju, üksteise hoidmist palju ja selline terve keskkond, hea olemine ja kogu aeg kasv, on ju, et see ei tulnud sellest kohast, et peaks midagi hullult pingutama, et kuidagi loomulikult ja vot siin teekonna peal ma märkasin midagi muud, siis mõtlesin, et ma ei saa aru, et kus ma nagu olen, on ju. Aga aitäh selles mõttes universumile ja Jumalale, et tegelikult on olemas selliseid ettevõtteid ja aitäh, et mu teele satuvad. Ma julgemalt siis küsin seda ka enda uueks aastaks. Kusjuures oli huvitav eelmise aasta, siis 2024 Nordic Business Forumil oli hästi palju juttu ärist ja tulemustest ja üks esineja natukene võib-olla mainis sellisest enesearengut või spirituaalsust mingi nurga alt. Aga sellel korral, 2025 siis septembris, olid enamik esinejatest, rääkisid nagu armastusest ja küll nagu töökeeles on ju, või sa enne mainisid sõna nagu ühendus, mis on siis sisuliselt hing ja vaim on ju töö kontekstis, et väga palju oli sellist esoteerilisemat ehk et siis sissevaatavamat sõnavara, või senimaani on olnud selline eksolteerika ehk et väljapoole vaatav ehk et tulemused ja näitamine on ju. Kuidagi maailm on nagu järgi tulnud sellele, mida me oleme siin 5 aastat nagu jauranud siin omavahel. et see on, ma ei tea, kas see nüüd on meie panus, aga kindlasti on igaühel on väike panus maailma paremaks saamisesse. Et see on selline asi, mida olen märganud, et see vaimse tervise teemadega tegelemist Eesti seadusandlusesse 2019 vist, kui ma õigesti mäletan, või oli natuke hiljem, tuli see, et tööandjaga peab nagu mitte ainult füüsilise tervise eest vastutama, vaid ka vaimse tervise teemadega tegelema. Siis sai hästi populaarseks, et paneme, ma ei tea, pingsilaua nurka ja hakkame tasuta jogurtit ja tasuta puuvilju andma inimestele ja teeme ilusa kontori ja siis on kõik hästi äge. Et sellest me oleme nagu edasi liikunud, sellest materiaalsest tasemest, mis on ka vajalik, on ju. Me oleme edasi tasapisi hakanud jõudma sellesse, et vaimse tervise puhul räägitame psühholoogiast on ju sellisest võib-olla nagu ärevustest ja mingist sellistest asjadest, aga esimesed märgid juba hakkavad tulema sellist nagu vaimsest tervisest kui vaimsusest. Vaimse tervise kriis ongi sellepärast, et meil puudub vaimsus, mitte sellepärast, et kellelgi on nagu kellegi psühholoogiaga ei tegeleta, see on ainult nagu üks aste sinna, aga see vaimsus ja see kõrgem aste, see ühendus millegi suuremaga. Ja see suurem ei ole ühine eesmärk, ühine finantseesmärk, vaid see suurem on mingisugune inimesi mitte seletaval tasemel ühendav energia või kokkukõla, on ju. Nii et kuidagi seda muutust ma olen ka sellel aastal märganud. Või ma ise olen julgenud hakata sellest rohkem rääkima, ma ei tea, kumba pidi see on. Ma usun ka, et me oleme ise ka oma tões rohkem kindlamad ja mina ikka vaatan nagu sellest kohast, et kui vaadata kas inimesi või ettevõtteid, samad võimalused, samad teadmiste hulk, võib-olla nimetame niimoodi, väga nagu kvaliteetsed töötajad, kõik nii edasi. Üks paneb nagu nii-öelda täiega viib oma visioonid ellu ja teine aga hääbub, on ju. Et milles see siis nagu nii-öelda on? Ei ole ju nagu see reaalne, et ühel on lihtsalt paremast šansid. Isegi sama valdkond, milles nad tegutsevad. Ma usun, et ikkagi üks ettevõte või üks siis nii-öelda inimene on seotud rohkem siis ütleme niimoodi kõigega, mis on ja on vaimselt ühenduses on ja teised võib-olla ainult puhtalt elavadki füüsilises maailmas, füüsilist elu hästi palju sugest tegudele kindlalt ja nii-öelda siis nagu tööstus. Aga mulle ka meeldib täna mõelda, et me ei ole masin, et me oleme ikkagi
bioloogilised organismid ja nii, kes on veel nagu vaimsed ka, et seda aspekti rohkem mängu tuua. Kindlasti võimalik genereerida, kuidas ma ütlen siis, tulemusi palju teisel tasandil, palju rohkem kerguses. Seda ma hakkan järjest rohkem kindlusesse jõudma. Et see kahtlustaeg on kuidagi ka endas nagu möödumas ja sa järjest enam saad kindlaks, et jah, nii need asjad on. Ma arvan, et ma kogu järjest enam näen ka tõestusi selle kohta. Ja, no me räägime nendest trendidest või suurtest trendidest, et eks meie oleme siin ka võtnud, ma arvan, et see aasta rohkem jutuks seda, et inimese keskne juhtimine, mis on kuidagi pikka aastat nagu kasutatud sõna, aga tihti minu jaoks nagu sisustamata. Küll on sisustatud väga ägedate juhtimistehnikatega, aga nad ongi nagu toredad ja ägedad kasutada, aga nad ei too nagu sellist sügavamat ühendust minu meelest sellise inimeseks olemisega. Ehk et see inimeseks olemine kui selline on midagi, ma arvan, millele mina 2026 hästi palju keskendun, ma arvan, ka oma järgmises raamatus, mis nüüd päriselt on nüüd juba kirjutamisfaasis. Ehk et mida see inimeseks olemine tähendab, mida ka Imbipaju meil ka tõstatas siin meie osas, et see kuidagi minu sees nagu mitu aastat nagu küpsenud, kuidagi see aasta ma nagu julgen sellest hakata nagu rohkem, olen julgenud hakata, ma ei tea, ühesõnaga eesti keelt, et olen julgenud rohkem rääkida sellest või tõstatada küsimust, mida tähendab inimeseks olemine kui selline üldse tööl. Inimeseks üks osa inimesest olemusest on ka teiste inimestega koos toimetamine ja elamine ja elu kogemine, mida töökeskkond ju on. Ehk et seal on oluliselt rohkem inimesi ja inimkonna loomise võimalusi. Ehk et ma arvan, et see on midagi, mis sunnib meid ka 2026, ma arvan, mõtlen, mis asi siis on see inimkond üldsegi. Et ma ei usu, et me täna oleme inimkonnas. Kui üks grupp inimesi tapab teisi gruppe inimesi, siis me ei saa rääkida inimkonnast, siis me oleme ikkagi looma tasemel. Aga mida siis tähendab inimeseks kasvamine, inimeseks muutumine. Ja see on individuaalne protsess, ma arvan, meil mõlemal läbi käinud see aasta, kui ka gruppidega töös või üks-ühele inimestega töötades, et mulle tundub, et inimesed hakkavad uuesti mõtlema selle peale, et mis asi see inimene üldse on. Absoluutselt. Ja võib-olla siit siis pikkida ka nii-öelda sellesse, mida ma endale siia täna kirja panin, on võib-olla hea teadvustuse koht, et see, kui sa nagu nii-öelda oled juht, ei tähenda, et sa pead kogu aeg juht olema. Ja juhtima vaata, et mina olen küll täna nagu nii-öelda näinud, et kui ma ka teen kas oma siis koolitustööd, ma ei ole alati koolitaja, coach, ma suudan ikkagi oma siis, kuidas ma ütlen, rolle ja olemist vägagi nagu nii-öelda kohandada, et kui on vaja inimesel, ma ei tea, lihtsalt sõpra kõrvale, siis ma võin ka seda olla. Ja ma võin samaaegselt olla professionaalne coach, et mida iganes olukord siis täpselt nagu nii-öelda küsib, et juhina täpselt samamoodi, see pikk juhtimisteekond, kus ma olen olnud ja nüüd ka viimane otsa, mis ma olen teinud, et sa pigem ikkagi, see roll ei juhi sind, vaid sina juhid rolli, mis on ka minu arust selle meie 2025. aasta minu jaoks selge nagu ärkamine, et kogu aeg nimetad juhiks, aga tegelikult see on üks roll, ja sellel on oma nagu nii-öelda siis, kuidas ma ütlen, elemendid, see on sisustatud igas faasis täiesti uute nagu oskuste ja võimetega, ja sihtidega, aga sa saad seda valida olla, see peab kogu aeg seda olema. Jaa, nii et inimene lihtsalt kannab erinevaid rolle, vahepeal nii nagu näitleja kannab erinevaid rolle, ühel õhtul on ta üks ja teisel õhtul on ta teine ja lõuna ajal läheb stuudiosse salvestama multikasse hoopis kolmandat rolli, nii et sama on ka juhi töös. Ehk et jälle see roll ei hakkaks juhtima sind ennast. Absoluutselt ja see ongi sama selleks inimeseks olemise teekonna peal ka minust hea teadvustamine ja nüüd, kui ma saan siis tagasiside, siis ma ei võta seda nagu, et see tuli minule, vaid see tuli võib-olla rollile ja see tuli võib-olla selle juhi rollile ja ma suudan seda palju paremini võtta ja seda juhi rolli siis õppida nagu nii-öelda kohandama ja muutuma. See tähendab, ma pean ennast muutma, ma muudan lihtsalt mingit aspekti selles rollis. See tuleb palju lihtsamaks, et see oli ka võib-olla ilus teadvustamine, mis mul sellel aastal nagu tuli.
ja muidu oli kogu aeg nii isiklikult võtmine, et just kui sa saad tagasiside, siis sa võtad selle nagu endale ja kogu aeg kukub kokku. Ei, sa ei saa seda endale, sa saad seda selle konkreetsele rollile või sellele mingisugusele nii-öelda siis selle rolli tegevusele, nimetame nii, kui sa hakkad vaatama. Jah, ma olen ise see aasta mõelnud enda puhul, et ikka seesama see juhtimiskoolitaja roll ja lihtne on ennast või lihtsam oleks ühtepidi ennast kuidagi tituleerida läbi mingi ettevõtte nime. Mul on ka oma ettevõttel on oma nimi, ma võiks ju seda kasutada. Väga paljud koolitajad teevad seda, et nad kasutavad ettevõtte nime ja siis seal taga on, kas nad üksinda või nüüd seal mitmekesi seal siis taga. Mina olen võtnud täitsa teadliku selle lähenemise, et minu nimi on ka minu ettevõte ehk et minu bränd. Ja sellel on omad miinused, aga selle põhjus on selles, et kui ma räägin sellest, et me tööl erinevates rollides peaksime olema mina ise ilma tiitliteta, siis ma ei saa ka võtta endale mingisugust teist nimetust ja see on minu ettevõtte nimetus ja selle kaudu ma teen koolitusi. Aga samas, kuidas ma suudan eristada siis ühel hetkel, et kus olen mina, Ivar Raav ja kus on mina, Ivar Raav kui juhtimiskoolitaja või mentor või terapeut või kes iganes, mida ma teen. Ja see on mind viinud mõtteni, et aga võib-olla ma ei peagi need eristama tegelikult. Ehk et see on lihtsalt üks osa minust ja see olengi mina, ehk et väga tihti tutvustatakse ennast Eestis eriti, et ma ei tea, ma olen poemüüja või koolitaja või ettevõtte omanik, sa ei ole, sa teed seda, on ju. Aga teistpidi, ma olen, see roll, ma olen mina ise. Ma enda puhul olen sellel aastal väga palju mõelnud selle peale, kas ma mängin oma seda rolli või ma olengi see. Sügav teema. Eks see on ka, aga lihtsalt, mis mina võib-olla ühel hetkel märkasin selles kohas, tõenäoliselt oligi see teadvustamise koht, et need on need rollikesed, on ju, ja ma teadvustasin seda ära, mul läks kõik segamini. Ma ei saanud aru, millal mul nagu töö on ja millal mul nagu nii-öelda eraelu on ja mis see kõik nagu nii-öelda on, et mul nagu struktuur puudus, ehk et ma olen võib-olla siin nüüd mõned nädalakesed loonud seda struktuuri, sest et see aitab mul nagu võib-olla rohkemini nagu tajuda vaata seda nii-öelda siis vanust, sest ma kippusin kohustusi üle võtma ja siis ütleme niimoodi, need nii-öelda emotsionaalsed siis sellised piirangud tulid nagu ette, et see väsimus ja süütunne ja kõik nii edasi, siis ma saingi aru, et ma olin lihtsalt segaduses ja midagi polegi valesti, lihtsalt struktuuri on vaja, sest et üks struktuur sai läbi 4 aastat tagasi, ja nüüd ma olengi olnud sellises selginemises, otsingus, leidmises, ja mul tegin ka selle ühe, et mul on ka Reelika Jefferjev, et mul on küll juriidiline ettevõtte nimi ka, aga ma ikkagi ka pigem nii-öelda esindan ja pean ennast autoriks, kes siis täna ikkagi seda siis intellektuaalset omandit nii-öelda loob, aga jah, et võib-olla struktuur oli küsimus, mis mind edasi toetas. Ei tahaks neid süsteeme ja struktuure vahepeal üldse, aga siis teisel hetkel, see niikuinii jõuab sinna mingil hetkel loomulikul viisil, et ega mul ei olnud see ka nagu elu eest pingestatud koht, kuhu ma jõudsin, ma lihtsalt kuidagi tajusin ära mingil hetkel, et see kuidagi tahaks mingit struktuuri saada, aga seda struktuur ei piira mind, vaid see struktuur annab mulle võimaluse. Ja teistpidi on oluline eristada oma professionaalseid tegemisi ja oma olemust, aga ma arvan, siin samas podcastis ka mitu korda öelnud, et mulle tundub ja ma julgen seda välja öelda, et umbes 80% inimestest teevad valet asja vales kohas. Ja selle tundemärgid või selle sümptomid on see, et me räägime sellest, et nüüd on nii tore, nüüd on puhkus, ma lähen tööle või et ma teen tööd või selline töö väsitab või ma pean tööst puhkama üldse ja nii edasi. Et kui me teeme nagu valet asja, siis me nimetamegi seda justkui tööks. Aga kui me teeme õiget asja, siis see on lihtsalt üks osa minust. Kui me mõtleme tagasi, 100 aastat tagasi,
siis keegi ei öelnud, et nüüd ma lähen nüüd tööle, lähen nüüd taluuksest välja, lähen nüüd tööle. Ma lihtsalt elu osa oli toimetada oma loomadega ja oma muude asjadega või lastega tegeleda või ma ei tea, puunukke voltida. Ehk et voltida, aga et noh, midagi teha ühesõnaga. Ja see oli nagu osa minu elust, aga mingil hetkel töö sai nagu eraldi identiteediks. Noh, see küll orjusega seotud väga paljuski, aga see nagu omaette identiteediks ja mulle tundub, et me peaksime ta uuesti nagu oma identiteedi või olemuse osaks tegema. Et kui ma hakkan nagu eristama seda väga selgelt oma tööd ja oma isiklikku elu siis. Inglise keeles on ju nagu work-life balance ehk et töö on justkui surm ja siis on elu ehk et work ja life, et life vastand on ju surm on ju, et siis nagu death life või et mis asi see siis on ju. Et eesti keeles on töö ja eraelu on ju. Aga kas nad üldse peaksid olema eraldi ühesõnaga, seda ma tahan öelda. Miks on vaja seda struktuuri luua, et neid eraldada? Sest kui ma teen midagi, mis on minu kire asi, minu südame valdkond, siis see ei ole ju töö, kuhu ma lähen või mida ma teen sellepärast, et teenida raha või maksta pangale laenu. Jah, ütleme niimoodi, et kui ma nüüd võtan sellisest oma suuremast olemusest, on sama Keika, on ju, lihtsalt kuidagi ma tundsin selle minu jaoks ja võimalik, et kellegi jaoks veel, kõik me olemegi erinevad, on ju, et ma siit üldse ei püüagi nagu seda luua, et see nii ongi. See aitab mul lihtsalt endal paremini teha, sest ma ikkagi tahaks teha vahet. Ma tean, ma tulen kooliajast, kus kohas oli koolitöö ja oli kodutöö ja kogu aeg oligi üks töö ja ma päris pikalt enda sisemuses olin vastu tööle üldse. Ja olen olnud mina alati see inimene, kes ju ka on rääkinud, et see on nagu, kuidas ma ütlen, hobi, mida ma teen, on ju, et kas ma töötan juhina või mida iganes, on ju. Aga ütleme, neid läbipõlemisi on nagu piisavalt palju olnud ja siis ma lihtsalt sain nagu nii-öelda aru, et ma tahaks kuidagi nagu paremini seda struktureerida enda jaoks. Enda lihtsalt nii-öelda oma mudeliks teha, mida ma saan alati vabalt kohandada, kui need asjad juba enam ei toimi. Täpselt nagu sa tõidki, et juhid lastakse täna lahti, vanasti lasti assistendid lahti. Ja juhid jäid üksinda, aga nüüd on nagu nii-öelda siis vastupidi need asjad läinud, et see on ka ju teatud mõttes ikkagi struktuuri muutus, on ju, et mängitakse nagu asju ümber, mis siis tegelikult aitaksid rohkem jõuda sinna sihini, et on iseseisvad inimesed, kes teevad iseseisvat tööd ja ei ole alati nagu nii-öelda kellegi poolt juhitud, on ju, et noh. Et võib-olla selline, et see struktuuri mõte, ma ei võta ka niisugust traditsioonilist ettevõtte struktuuri, aga kuidagi ka enda sees kõik need karakterid siis oleksid ilusti rõõmsad, on ju. Ükski kaitse ei tunduks, et ta ei ole märgatud või siis jäänud minu siis selline ühenduse soov märkamata, on ju, et see on see mõte, see on see, ma kutsuks pigem siis sisemiseks struktuuriks. Ehk et sa eristad justkui oma erinevad... Ma mõistan neid erinevaid osi lihtsalt ennast. Jah, et sa näed neid, ehk et sa eristad ennast, sa tajud nende erisuste, nende erinevate osade vajadusi. Hästi lihtsalt öelda. Et kui ma tahan, kui ma saan aru, et minu selline loov pool saab elada siis, kui ma puhkan, kui mul on rohkem rõõmu, siis ma püüan seda siis rohkem anda endale ja teha asju, mis mulle tõeliselt rõõmu annavad. Et ennem seda ma uskusin, et kogu aeg tuleb tööd teha, hästi analüütiline, hästi palju kaitset, hästi palju sellist struktuuri, hästi palju süsteemi, et analüüsi, et kõik kindlasti jookseks nagu sihipäraselt, aga ma jõudnud sellega kaugele, ma lihtsalt arvatavasti väsimesin ja see pani mulle plokki see pool pärast. Siis ma ei ole valmis üldse midagi mõtlema. Õnneks tuli AI mängu, et ma sain ikkagi nagu võib-olla siis seda poolt kasutada rohkem lugemiseks või harjutamiseks mingeid muid asju õppida, midagi uut, et anda sellele siis aju poolkerale, nimetame nii rohkem seda funktsiooni täideta. Kui me siia AI juurde juba tulime, võtame korraks siis selle populaarse teema ka ette. 2025, ma arvan, on selline AI tuleku aasta olnud. Et eks ta tuli juba varem, aga ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, aga mina olen kuidagi viimasel ajal märganud, et mulle aina vähem meeldib kasutada AI-d. Ka ma ei tea, oma erinevate kirjutiste tegemise. Mingil hetkel ma kasutasin päris palju kuna ma olen õpetanud teda nagu tundma ennast ja oma nagu kirjutamist sinna sisse pannud. Et siis ta kuidagi suutis luua minu enda jaoks ka
huvitava nurga alt minu enda mõtteid nagu ümber sõnastada. Ma viimasel ajal olen märganud, et me tunneme ära nii tekste kui ka erinevaid, ma ei tea, reklaamtekste või artikleid või asju, mis on AI-ga kirjutatud, sest me tajume seda. Me ei saa meil siia fakti peale panna, analüütilist fakti, aga meil on mingi energeetiliselt, me tajume. Kes nimetab, kelle sõnavaras on see energia, kelle sõnavaras mitte, aga ühesõnaga me saame aru, et midagi on nagu teistmoodi. Ja ma olen viimasel ajal hakanud ise kirjutama ka niimoodi, et ma olen võib-olla ainult mingi keeletoimetuslik osa ja öelnud talle, et ära muuda mitte midagi, ainult teie keeletoimetuslik osa. Ja isegi siis suudab sinna panna mingisuguse sellise energia juurde, et sa saad aru, et see ei ole okei. Ehk et sa jätadki oma need vead sisse, sellepärast et sa saad aru, et midagi on seal keeleliselt valesti, aga sa ei saa lasta AI-l ka seda korda teha, sest ta teeb selle nagu väga imelikuks. Kuigi ma olen treeninud oma AI-d juba, ma ei tea, 1,5 aastat mõtlema ja rääkima minu moodi. Ja et võib-olla see AI mull selles kontekstis ka hakkab nagu muutuma 2026, et jah, juhtimise on 2 suurt trendi, on psühholoogia ja AI, et kuidas AI saab meie eest võtta üle selliseid masinlikke asju ja kuidas jääb järgi see inimlik osa, mida me siis nimetame filosoofia haruks nimega psühholoogia. Aga see AI mull, ühesõnaga mulle tundub kuidagi see vaimustus hakkab nagu vaibuma või kuidas sulle tundub? Jah, eks mina ei ole teda kunagi pedestaalile seda AI pannud. Ja ma ei ole ka teda väga palju kohanud. Pigem olen kohanud inimesi, kes on nagu hästi vastu selle. Ja see on mind annetanud mõtlema, kus ma ise siis nagu vastu olen. Mina teda jätkuvalt teatud mõttes kasutan, küll aga loogiline, mul ei ole kiirust kuskil oma asjadega, et need ideed, mida on räägitud, et see teeb su ettevõtte efektiivsemaks, kiiremini asju teha, mina seda nagu versiooni ei usu. Ja ma olen nõus, mulle ka meeldib endale kirjutada, et mul on täis kirjutatud, ma igapäevaselt kirjutan miskit midagi ja nii edasi. Küll aga ta võib-olla jah, ma olen ka omal sätitud oma chat ja ma kasutan teda nii, et ta ei oleks enam minu sõber, kes kõike jaatab ja paneb sinna selle piima ja meekese, vaid ikkagi rohkem, et iseenda mõtlemist isegi võib-olla väljakutset avaldada sellele, sest mina ikka jätkuvalt usun, et mõtlemise muutumises on küsimus, et me märkaksime oma mõtlemustreid ja me õpiksime uutmoodi mõtlema, et see võiks alati olla, see on, ma arvan, kogu aeg teemaks, et ma ei usugi, et see kunagi valmis saab. et lihtsalt võib-olla seal on küsimus, et kuidas teda saab enda jaoks kasutada. Et ta mitte ei nõustuks aga kõigele, vaid vastupidi viskaks sulle ka välja neid mõttekohti või vaatekohti, kus kohas sa võiksid nagu ise võib-olla olla nagu üllatunud. Okei, ja ma pole niimoodi mõelnud ja hakkab täpsustama. Pigem võib-olla selline tööriist. Aga chatiga on nii palju võimalusi, et ma lihtsalt olen ise ka täna nagu natukene kuulanud ja vaadanud seda AI maailma, et saada nagu aru, et ma tean, et inimesed kasutavad väga vähe nagu Google'ida, ja ma näen ka neid tekste, nagu sinagi nagu ütled, ja ka teised näevad, et see ei ole tõene, see ei ole selline aus, vaata, ei tule nagu inimese seest, ta on lihtsalt mingi tekst on. Aga sa saad seda teksti omastada, vaata, nimetame niimoodi, isikupärastada ja teha omaks. Jah, lihtsalt miks ma selle peale jäin nagu mõtlema, et inimeseks olemise väärtus on ajast kasvanud, mulle tundub, selle AI tuleku raames. Ehk et seda enam meil on vaja mõtestada, mida tähendab üldse inimeseks olemine. Jah, seda küll, aga mida ma märkan trendina on võib-olla see, et need online äride nii-öelda vaated ja võib-olla see influencing ja kõik see võiks olla hääbumas, sellepärast et robotid tõesti suudavad täna väga palju olla, ma isegi vahepeal jään vaatama, huvitav, kas see on nagu päris inimene või ta ei ole päris inimene. Ma krutin eemal, ma vahepeal tunne, et ma lihtsalt unfollow ma, sellepärast et nagu see ei ole enam nagu nii-öelda terve vaata. Ma veel ei ole enda sees selles kohas, et võiks tekkida AI reelika, kes kõigiga nagu nii-öelda suhtleb. Ju ma vist naudin seda ise liiga palju. Sulle endiselt meeldib inimene olla? Mulle meeldib olla inimene ja mulle meeldib, järjest rohkem meeldib. Aga vahepeal ei meeldinud. Vahepeal ei meeldinud, aga järjest rohkem mulle meeldib. Tahad ka rääkida sellest?
ma ei tea, isegi ei oska midagi öelda, see on niisugune kuidagi elu, võib-olla on see minu ülemineku aeg olnud küsimus või I don't know, aga igal juhul ma vahepeal tundsin, et see inimene olemine on nagu nii piirav, aga eks ta oli sellepärast piirav, et ma ise pidasin võib-olla valeks igasuguseid tundeid, mõtteid, püüdsin olla mingisugune versioon endast, on ju, ja sinna jõuga jõuda, kuni ma aru sain, et see ise juhtub, sa lihtsalt nagu nii-öelda teed 1% teemasid, mis sul parajasti teemaks on ja iga olukord su elus ongi hea võimalus, kus sa saad olla täpselt see inimene, kes alati oled soovinud olla, on ju. Et ma ei hakanud ootama, et see kuskil tulevikus tuleb, et siin ja praegu lihtsalt võib-olla ma olin natukene nagu infosegaduses või see info siis nii-öelda küpses mu sees, ütleme niimoodi, on ju. Jällegi midagi pole õigesti ega valesti. Ma pidin selle etapi ja selle kogemuse läbi tegema, on ju, ja ma olen tänulik, et selle kogemuse läbi tegin. Et ma ei tahtnud olla inimene. Ja ma arvan, et see on nii normaalne, et aeg-ajalt meil tuleb selle kuidagi hästi inimlik, et meil aeg-ajalt tulevad need mõtted ja küsimused, et mis see point nüüd siis on sellel kõigel siin ja kuidas see inimeseks olemine nüüd siis nii keeruline on. Ja mis see tulevik toob ja kuidas see üldse kõik asjad nagu läheb. Ja kui sul ei ole pildi, siis on väga hea tegelikult aru. Mul ei ole näiteks oma uueks aastaks mitte sentimeetritki ees visiooni veel. Järelikult see, mis tuleb, on midagi täiesti uut. Muidu mul oleks pilt. Mulle tundub kuidagi nende uue aasta visioonide ja plaanide osas, praegu on populaarne siin sellel ajal, kui me seda podcast episoodi salvestame, on aastavahetuse aeg, et ikkagi, mis on need sinu plaanid ja kuidas sa seda aastat kokku võtad ja iga aastal keegi uuritab leiutada mingisuguse uue süsteemi ja leiutise selleks, et seda uut aastat planeerida. Aga mulle meeldib näiteks sellel aastal teha seda kokkuvõtet või järgmise aasta plaanimist sellisel kujul, et mõelda sellele, mis on minu algolemus. Ja see algolemus tavaliselt on, ütleme, enne lasteaeda minekut või enne kooli kindlasti. Et siis hakkab süsteem meid korrastama selle järgi, et me alluks süsteemile ilusti ja ei oleks tülikad kodanikud, aga et enne seda, kui me kedagi ei huvitanud, kui tülikad me oleme või ei, milline meie algolemus siis on. Ehk et kas ma olen oma selle algolemusele täna truu või olen ma selle katnud mingisuguste ootuste, mudelite, arvamuste ja millegagi, mis ei ole selle algolemuse väljatulekuks toetav. Et võib-olla 2026. aasta plaanides ja majandus, et mis aitaks mul olla oma algolemusega rohkem kontaktis. Enamasti see algolemus on meie jaoks kättesaadav enne esimest eluaastat, mida me ei mäleta. Aga seda mäletavad teised inimesed küll läbi oma lugude, nii et seal tasub see filter alati juurde võtta. Aga et milline sa olid sellise väga pisikesena. Ehk et see algolemus on kõige puhtam seal, ütleme, enne esimest eluaastat. Ja siis hakkab juba tulema mingisugune ühiskondlik osa, ehk et seal on midagi peidus, ma arvan, väga paljude inimeste jaoks, mis viib tagasi mind selle lause juurde, et ma arvan, 80% inimestest on vales kohas ja teevad valet tööd või valet asja, sest nad ei tee seda, mis on nende algolemusega ühenduses, sest et see ühendus on nii ära kadunud. Me ei kao muidugi kuhugi ära, aga me lihtsalt matame selle kõikide teiste inimeste ootuste ja arvamuste ja nägemustega. Ja see võib olla väga keeruline harjutus või väga keeruline seda tuvastada, sest et see eeldab teiste inimestega suhtlemist, aga kui me selle küsimusi juba õhku viskame, et siis saavad hakata unenägudes mingisugused asjad ilmnema. Et ükskõik kui esoteeriline see ka kõlab, aga et ütleme, sõna kliinik ongi pärit sellest, et uneravi või nii-öelda voodi kõrval olemine, et oli vanas Kreekast täiesti tavaline meetod, et hommikuti või üldse ka indiaanlastel, et hommikuti saadakse kokku ja räägitakse, et mis unedes nähtest, et sealt tuli päris info, millega tuleb toimetama hakata. Nii et me viskaks õhku siin selle aasta lõpus või ka selle podcasti lõpuks siia, et milline on su algolemus ja kas sa endiselt toimetad selle järgi? Ja võib-olla ma lisaks siia seda kohta ka, et võib-olla selles, mida sa täna teed, on su algolemuslikke nii-öelda elemente ja ma võib-olla ilmtingimata
see vale sinu mõttes kindlasti on see, et sa oled rohkemaks võimeline, on ju, või rohkemaks on sinu jaoks midagi nagu võimalik, on ju. Et kindlasti selles on element, näiteks kui mina võtan oma nagu tööd ja tegemist, siis ütleme alati selline, kuidas ma ütlen, valgustamise koht on alati olnud, on ju. Sa justkui nagu tood pimedusse sellist valgust või nagu selgust või mida iganes. Whatever ma tein nagu olen ja see tuleb väga loomulikult tavaliselt ka välja, on ju. Ja tuua seda usku nagu nii-öelda tagasi, et kohtadesse, kus inimesed võib-olla nagu nii-öelda tahavad minna sinna lootusetuse suunda. Et see on küll hästi palju mult endalt küsinud, aga ma arvan, et mul oma missiooni ma olen täitnud. et me tõenäoliselt kuskil osas me teeme seda algolemuslikku asju alati, on ju. Aga lihtsalt sa ei ole ühenduses, et kui sa sellega ühenduses saad, siis sa saad seda rohkem olla ja rohkem nagu nii-öelda teha, on ju, ja võib-olla autentsemalt olla selles kohas. See võib olla täitsa teise valdkonna teema, on ju, aga see selline algolemus jääb niikuinii sinna kuidagi olema. Täpselt, hästi nõus sinuga, et see algolemus on alati meiega kaasas, aga mõnikord on hästi selline vaikne häälekene meie sees kuskil, aga ta siiski on meid piisavalt juhtinud nendesse olukordadesse, kus me täna oleme. Et minu meelest, ma arvan, eelmise aasta lõpu osas ma ka ütlesin, et inimesele oma tee valimiseks on alati 2 viisi. Et järgida oma tugevusi, milleks on omad meetodid loodud, millised on minu tugevused, mis on valdavalt käitumispõhised meetodid. Või siis järgida neid oma valusid või traumasid elus. Ehk et mina sellel aastal ka olen aru saanud, et see, et mulle meeldib natuke nagu rebel on, kes see nüüd on see eesti keeles, see rebel, mis see sõna on? Rebel. On see mässaja. Mässaja, jah, just. Ehk et natuke nagu mässaja olla mingisuguste juurdunud juhtimistavadega, ühiskondlike tavade osas, sest et mu elus on olnud kogu aeg erinevates kontekst, nii kasvukeskkonnas, töökeskkonnas, ühesõnaga ma ei hakka praegu detailsetesse näidetesse minema oma eluloos, et kohti, kus ma olen pidanud nii-öelda mingisugustele ootustele, raamidele, kokkulepitud ühiskondlikele tavadele nagu vastama, sest et see on justkui nagu eeldus, aga ei ole tähele pandud, et aga võib ka teistmoodi olla. Neid valdkondi nagu mitmed mu elus olnud. Ja see aasta ma kuidagi tuvastan ära, et aga need kõik jooksevad kokku selliselt, et mis annab minu sellele mässa ja mõttelaadile juurde, sest et need on need minu valukohad, mille kaudu ma olen leidnud oma väljendamise, tuleme podcasti alguse juurde või nimetuse juurde, juhtimised, et kellegi teise arvamused, eeldused, normid ei juhiks mind, vaid mina ise lähtuvalt sellele, mis on see minu moodi ja mis siis, et see võib-olla kõlab teiste jaoks nagu mässavalt ja üldisi norme mitte arvestavalt. Ja sellised valukohad võivad olla väga ilusad kohad, kus sa saad aru, et aga mis on see minu algolemus ja et ma võib-olla toimetangi ühiskonna üldistele normidele vastupidiselt, aga see ongi minulik ja ma peangi seda tegema, sest ma ei saa teistmoodi. Sest et mu ellu ongi tulnud erinevad kogemused sellepärast, et seda endas tugevdada, kuidas toime tulla ühiskonnas, kelle ootused sinu suhtes võib-olla on teistsugused nende normide või tavade tõttu. Ma arvan, sa tõid ka hästi hea koha ja mul on, ma arvan, olnud samamoodi see rebeli koht sees, küll vaikne ja selline, ma olen tast teadlik kogu aeg olnud ja ma olen, ütleme niimoodi, et võib-olla pettumuse kohad olnud selles kohas, et ma tõesti ka ei vasta teiste ootustele. Ei ole seda kunagi teinud. See tähendab seda, et ma alguses võin kraadida ruumi, ma võin nagu vaadata ja püüdan aru saada, et mis see on. Aga päeva lõpuks ma tean, et ma valin alati nagu nii-öelda oma tõe ja iseenda ja tõesti ma sellel aastal olen ka päris mitmeid kordi teiste ootusi mitte täitnud. Ja see on okei. Et see ei tule rebeli kohast enam, vaid see on täitsa loomulik ja terve nagu nii-öelda nägemus, sest et mis mind hoidis ühendusest eemale ja ühtsusest eemale, see on ka mul täna punktina siin kirjas, mida ma õppisin ka sellelt aastalt või ütleme niimoodi mustritest, oligi see, et ma kartsin kaotada ennast, ma kartsin, et ma ei saa olla mina ise ja ma sain aru, et see ühtsus ja ühendus, kui see mind ei juhi enam, ja pigem see on ikkagi ka minu teadlikkuse teema, siis ma võin olla lähedane, ma võin olla kohal, ma võin olla vabalt ühenduses ja jäädes samaaegselt iseendaks. Ja see on hästi suur revolutsioon, mida sa isemiselt nagu läbi teed, aga ta tuli läbi valusate nagu õppetundide ja kuidas ma ütlen siis
pettumuste enda sisemuse seest, aga sa jõuad nagu lõpuks sinna sihti, et sa julged hakata looma päriselt lähedasi suhteid ilma, et sa peaksid ennast kaotama ja saad jääda iseendaks alati. Ja lubad ka teistel jääda, et see on nagu sihuke hea koht, kuhu välja jõuda. Sa ütlesid, et sul ei ole 2026 selliseid suuri plaane või nurgakivisid, aga midagi kindlasti on. Ja ei, selles mõttes, et eks mul on ikka oma sissetuleku nii-öelda siis, kuidas ma ütlen siis, soovid, on ju, oma kodu ja ütleme niimoodi siis muude teemadega, materiaalsete teemadega kindlasti siuksed pildid, aga kuidas see tuleb, mul ei ole. Ja see on tore. Ma tean, mida ja miks, aga nagu nii-öelda, kuidas on vaba ja eks ma iga päev mõned minutikesed ikkagi harjutan kindlust teades, et kõik nagu nii-öelda ilmub täpselt nii. Need teadmised, et ma ei tunne enam hirmu, et ma täpselt ei tea. Et see oli ka üks selline põnev teekond sellel 2025. aastal, mis raputas mind igast kohast, nii nagu jaksad ja raputasin ma iseennast. aga sinna kindlusesse tulla, kõik on hästi, et on olnud selline hea tunne. Kõlab nagu sul oleks olnud väga raputav aasta, mis on raputanud lahti asjad, mis enam ei pea sinuga kaasas olema. On küll ja kuidas sinul? Ma arvan, tasakaalu aasta selles mõttes, et palju enne seda oli ju lootud illusioone ja lootud mingisuguseid, kuidas ma ütlen, sõlmitud mingeid lepinguid, kokkuleppeid, lubadusi antud, mis tõesti sellel aastal said lahti loksutatud ja oma sees tõde leitud, on ju. Ega sinu puhul? Ma ei ole nagu 2025 niimoodi kokku võtnud. Ma täna hommikul seda podcasti ette valmistades mõtlesin, et ma korra sirmin läbi oma kalendri ja vaatan, mis mul on seal kalendrist niimoodi ajaliselt olnud. Kalender on ikka nagu väga ägedaid inimesi täis. On sadu inimesi oma kalendris. Ja kuidagi see aasta ma olen palju nagu grupiga töötamisi, aga mul on väga palju individuaalseid töötamisi olnud ja väga palju selliseid kogemusi, kus inimesed on tulnud mu juurde, sest nad on kuskilt mind pikka aega, ma ei tea, kas podcastis kuulanud või LinkedInis jälginud või raamatut lugenud või mingisugusel muul moel mind nagu jälginud. Nad on tulnud mu juurde, sest nad on kuidagi taibanud, et nad on valmis vaatama endale oluliselt sügavamalt otsa, kui nad võib-olla senistes üks-ühele meetodites on teinud. Ja see kuidagi andnud mulle endale sellist kindlust või särtsu selles, et ma teen midagi, mis puudutab inimesi, kuigi vahepeal on tunne, et see on niisugune tühja auku nagu rääkimine ja kirjutamine. Ja see on andnud mingit nagu lootust, aga teistpidi lootust ka maailma paremaks saamise osas, et üks-ühele tööd on kuidagi see aasta olnud rohkem kui grupiga. Nendes gruppides on ka nagu väga individuaalseks need tööd läinud. Ja mingi sellised nagu kodu muutmine ja vahetamine ja vabanemine loodetavasti elu lõpuni laenudest ja selline nagu mingid sellised nagu asjad, mida ma olen nagu materiaalsel tasemel nagu kuhugi midagi muutnud ja eesmärgistanud mõnda aega tagasi. Ja need on kuidagi nagu paika loksunud ja nüüd on aeg mingisuguseks järgmiseks etapiks, järgmiseks nagu küpsuse astmeks või nagu suuremaks saamiseks nii oma tegemiste kontekstis, et 2026 ma olen terve aasta osalen ühes mastermindis, siis Becoming International, et siis rohkem rahvusvaheliste just nagu kõneleja või speakeri või konverentsi esineja turgu nagu vaadata rohkem. Ehk et oma seda sõnumit laiemale seltskonnale jagada. 2026, nüüdseks juba ma olen suhteliselt veendunud, et tuleb järgmine raamat, mis siis vaatab seda inimeseks olemist ja juhtimist just inimeseks olemise konteksti kaudu. Ja 2026 ma olen üle 5 kuu Brasiilias. Kui ma lähen märtsi lõpus ja tulen tagasi septembri keskel, et siis see Brasiiliasse minek on ka sellest kuidagi mingi sisemisest survest tulnud rohkem avada ennast nagu võimalustele
kus mul ei ole nagu ajalist raamistlemist, piirangut, inimesi, mis on või mitte inimesi, kes oleks turvaline, et inimesed on seal ka turvalised, aga et mingit nagu turvakeskkonda on ju minu enda sellist nagu mulli. Ja ma saan aru, et mulle on seda vaja. Paljud küsivad, et aga kuidas sa siis tööd teed? Jah, ma online'is töötan, on ju üks-ühele tööd, aga ma enamasti vastanud, et ega kogu aeg ei pea töötama ka. Et inimese elu ei ole töötamine selles mõttes, kuigi mul töötamine, kui me rääkisime enne, et siis ma ei nimetaks oma tööd nagu töötamiseks. Et ma täna tunnen ka, et ma ei tee tööd. Ma olen seda siin paar korda ka öelnud, et kui ma tulin palgatöölt ära, siis mu isa küsis, et millal ma tööle lähen. Ma ütlesin, et mitte kunagi. Ma ei taha mitte kunagi tunda seda, et ma lähen tööle. Et võib-olla ma lähen palgatööle kunagi, on ju, aga ma ei taha tunda enam kunagi seda, et ma lähen tööle. Et see on midagi, mis on minu elust läbi. Ma arvan, see etapp, et selle tunde tundmine, et ma pean minema tööle. See on nagu väga äge. Mul just ühe sõbrannaga oli kohtumine, ta rääkis ka, ta oli kuskil seltskonnas olnud ja kõik palusid seal ennast nagu tutvustada, aga ta on siuke hästi otsese ütlemisega ja siis tema nagu laua taga ütleb süüdimatult, mina olen töötu ja vallaline. Ja see oli nagu nii hea, ta ütles, et loomulikult mul on oma äri ja ma teen oma asju, aga ma olen töötu nagu ja nii on, vaata, ja mulle meeldib see nii-öelda staatus. Mõne jaoks võiks olla töötu, oh my god, see on nagu midagi nagu elu kõige hullemat asja, on ju, teine nagu juubeldab selle mõttega, vaata. Jah, kuigi selles osas ma mäletan, kui ma ise tulin siis palgatöölt ära ja enda ettevõtlust nii-öelda alustasin, on ju, ja olingi töötu, sõna otseses mõttes sain ka töötusele toetust, on ju, et siis ma nimetasin ka töötuks, aga samal ajal ma juba alustasin oma selle ettevõttega, on ju, siis üks tuttav ütles, et kuule, aga miks sa ennast tituleerid töötuna, et selle sõnaga on kaasas väga palju negatiivset, aga sa oled ju ettevõtja nüüd. Ja siis kuidagi sellest nagu hetkest hakkas minu see ettevõtja nagu mõttelaad kasvama ja tegelikult hakkas ka ettevõttega minema oluliselt paremini. Ehk et see on ka niisugune vahepõige lihtsalt siia, et kui mis tiitlit me kasutame. Nüüd ühesõnaga, minu 2026 praegu tundub, et on väga nagu planeeritud. Aga ta on planeeritud selliselt, et mitte, et mul oleks seal nagu mingid tegevused, vaid ta on planeeritud selliselt, et plaan on see, et las elu toob sulle selle, mida ta sulle tooma peab, on ju. Mul ei ole õrna aimu, kuidas sellest Becoming International Mastermindis mul minema hakkab. Mul pole õrna aimugi, mis seal Brasiilias minuga nagu toimuma hakkab, minuga sisemiselt eelkõige siis. Aga ma olen plaaninud 2026 avada ennast kõigele sellele, mis minu seest tahab välja tulla. Väga vinge. See on, ma arvan, juba väga ilus kavatsus, tuua seda rohkem nähtavale, mis sees on, ju, ja mis iganes moodustel pidi see tuleb, on ju. Tere tulemast, on ju. Et ise hoia oma nagu asjadel, kuidas ma ütlen siis piiri ees. Et võib-olla see on ka see koht, miks minul ei ole neid plaane täna, et ma ei taha ka panna ühtegi nagu, mismoodi see täpselt olema peaks siia lauale. Et jaa, loomulikult mu aju on harjunud, mul on hästi aktiivne nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, see analüütiline pool planeerima, nägema, kuidas see võiks tulla, on ju. Aga siis ma vaigistan seda ja keeran nagu nuppu, öeldakse niimoodi järjest rohkem maha, et märgata võimalusi, mis tegelikult ennast nii-öelda siis esitavad. Mis on võib-olla hoopis teised, kui ma kunagi olen ette nagu nii-öelda osanud arvata. Aitäh, et sa oled olnud selle aasta siin. Minu kõrval seda podcasti teinud ja vedanud mul mõtestada elu ja enda olemust ja juhtimist ja minu kirevaldkonda. Ja mina ka tänan, et sa oled seda alati nii siiralt jaganud ja mitte tundnud kunagi nagu nii-öelda halba tunnet sellepärast, just kohas sa nagu nii-öelda parajasti oled ja andnud ka mulle selleks kuidagi head eeskuju, et ka julged nagu nii-öelda öelda. Ja muidugi ma tahaks hästi palju tänada ka meie kuulajaid ja vaatajaid tänaseks, on ju, et koos teiega seda teha on olnud alati ka tore, et me teeme küll seda endale, aga ka väga palju teie jaoks. Ja saame ju jätkuvalt väga häid tagasisidet ja saame kasutada oma podcast'ega tegelikult teistele inimestele mingi teema nii-öelda siis, kuidas ma ütlen, teemast süvenemiseks või tunnetamiseks, on ju. Jah, ja palju õnne neile, kes kuulavad meie osasid kiirusega 1.0. Ehk et te olete võtnud enda jaoks aega rahulikult kuulata ja ei ole pannud 1,2 kiirendusega või 1,4 kiirendusega. Ehk et
kuidagi see, ma olen ise hakanud märkama, et mingil hetkel ma kuulasin podcast'i või audioraamatuid kirjandusega, sest et inimesed räägivad liiga aeglaselt. Siis mingil hetkel ma hakkasin teadlikult panema nagu 1.0 peale, et olla täpselt selles tempos, kus see siis kõik tuleb, sest et meie beta tasandi ajukiirus on oluliselt teine, kus päris lahendused tulevad alati oluliselt madalamast tasemest. Nii et isegi kui sa oled kuulanud meid alati kiirendatud tempos, siis proovi järgmine kord kuulata meie uimasust. Alguses 1.0 hullult uimane. See peab paika tegelikult see selline muutus ju ja mõtlemise muutus ja uued ideed ja mõtted tõesti tulevad madalamad sagedused ja me räägime küll rahulikult ja madalalt ja aeglaselt. Siin võiks enda sees ka väga palju asju nagu läbi käia. Ja võib-olla üks hea mõte, millega ma seda lõpetada tahan, et mind jäi eile see niimoodi kõnetama, et elu on väärt 30 sekundit. Kui sa kuulad, sul võib olla tunne, et mis mõttes on ju, aga tegelikult see 30 sekundit pausi on siin mõte, ikkagi võtta seda 30 sekundit pausi, elu on seda väärt, paus tegelikult aastab meil. Ja võib-olla minu siis suurim soovitus või see suurim soov olekski, et me kõik nüüd julgemad siis võtaksime, mitte ei tormaks läbi ühe, teise ja kolmanda teema ja nagu sa ütlesid, kuulakski rahulikumalt ja aeglasemalt ja oleks kohal selles meie mõnusas vestluses. Aitäh! Varsti oleme kohal siis aastal 2026. Ilutulestikuga. Aitäh! Aitäh sulle! Tšau! Ja tšau!